Tervist minu poolt ka ja suur aitäh Elisele seda üritust korraldamast. See on äärmiselt vajalik. Juba eelmine ettekanne oli selline praktiline takeaway, et te saate siit mõned mõtted kaasa. Meil on tohutult hea meel Clarifiediga teha koostööd ja neid samu Red Team harjutusi nii füüsilisi kui siis ka digi- ja küberruumis. Ja kui rääkida nendest läbistustestidest, enne kui ma lähen enda teema juurde, siis mul on olnud viimase 2 aasta jooksul hästi palju kriitilise taristu ettevõtete juhtkondadega kohtumisi just nende kaitseks ja me oleme ka siis nii RIA poolt kui siis koostöös Eesti ettevõtetega neid teste teinud ja need kohtumised on alati 2 erinevat kohtumist. Esimene kohtumine on selline hästi enesekindel juhtkond mu vastas, kes on veendunud, et nad on Eesti IT-ettevõte number 1. Neil on kõik korras, rohkem turvalisem olla ei saa. Ja teine on siis 3 kuud peale seda testi, kus on selline kergelt lössis. Mõni juhtkonna liige võib-olla ei töötagi enam juhtkonnas ja veel mõned muudatused on aset leidnud. Et positiivne on see, et seda tehakse. Positiivne on see, et on teadvustatud, et nende riskidega peab tegelema ja mitte ei pea võib-olla olema veenev ja enesekindel alati, vaid sellel veenvusel ja enesekindlusel peab olema ka faktiliselt tõestatud taust, et päriselt ongi asjad turvaliselt ja päriselt need reeglid kehtivadki ja neid jälgitakse ja et see kultuur ettevõttes on selline. Aga nüüd ma hüppan selle palutud teema juurde ja räägin fookusega pigem siis sellel, mida me oleme õppinud, et igas halvas asjas maailmas selle järelmina on võimalik leida ka midagi head või midagi asjalikku, midagi kasulikku. Ja ei pea alati ise tegema kõiki vigasid elus, on võimalik tegelikult õppida ka teiste siis vigadest või siis ka nende edulugudest. Et ukrainlaste ees ma võtaks täielikult mütsi maha see, mismoodi nad on hoidnud tegelikult läbi selle sõja, läbi Vene täiemahulise agressiooni ja sõja Ukrainas riigi toimivana on imetlusväärne. Inimesed on ju ikkagi saanud minna poodi, kasutada pangakaarti selleks, et osta toiduaineid. Enamasti on neil töötanud ka elekter, kui tulelülitud põlemist ja läheb põlema. Enamasti on tulnud ka kraanist vett. Need kõik asjad tänapäeval on seotud infosüsteemidega ja kõik see on haavatav, kõik see on veebi avatud, kõige sellega peab tegelema. Ja nüüd minnes konkreetselt siis nende õpituvastuste juurde. Võib-olla alustaks sellest, et ma olin 2015 aastal Eesti esindaja ÜRO juures, kui lepiti kokku ja peaassambleel kiideti kogu maailma kõikide riikide poolt heaks vastutustundliku käitumise reeglid küberruumis riikide vahel. Ja üks peamine reegel seal oli, et ükski riik ei tohi rünnata teise riigi kriitilist taristut. Selle kõige laiemas tähenduses. Selline reegel, selline dogma lepiti kokku, koputati peaassamblee poodiumilt ära ja sellega nõustuti. Mis on reaalsus? Reaalsus on see, et kui see konflikt algas 2014, siis kõige esimese asjana hakati ründama kriitilist taristut. Ja mis on need peamised sektorid, segmendid või siis sihtmärgid? Need ongi side. Ehk me oleme täna siin ühe Eesti sideettevõtte ürituse raames. Ehk sideettevõtted on number 1. Teine, ma saan niimoodi öelda, et nad on 1, 2, 3. Teine samaväärselt oluline on energia, kogu energiataristu, selle kõige laiemas tähenduses. 3. on pangandus, finantsid, saada see maha. Ja siis 4. on siis transport, logistika, 5. meditsiin, haiglad. Ehk need asjad joosta maha. Mida see teeb? See sisuliselt seiskab ühiskonna toimimise. Riik kui selline ei saa eksisteerida, kui sul ei ole sidet, sul ei ole voolu, sul maksed ei toimi ja haiglad ei tööta ja sadamad ja lennujaamad on häiritud. See on see kõige suurem õpituvastus, mis me sellest kohutavalt halvast inimkannatusi täis asjast oleme õppinud, et nende asjadega tuleb tegeleda ülitõsiselt, kui me tahame mida iganes teha, mis iganes see teie töö on, kes te siin täna saalis istute kõik ja suur aitäh tulemast, siis te ei saa oma tööd teha, kui need asjad ei tööta, kui nendega ei ole tegeletud. Ja Eesti Vabariigis täna ka kõik need sektorid on endiselt haavatavad ja kõikide nende osas on vaja võtta samme, seda koostöös nii nende samade ettevõtetega, kes ise tegutsevad selles valdkonnas, kui siis taolistega nagu Clarified ja nii edasi, kes saavad seda teenusena osutada. Ja riik ei ole ka siin jäänud nii-öelda
ma isegi ei kasuta väljendit loorberitele puhkama, aga lihtsalt puhkama, vaid me oleme võtnud selleks reaalselt samme. Ja peab olema plaan. Plaan on miski, ma tooks selle metafoori, et nagu päästepaat, kui te lähete sinna Saaremaa praami või lähete siit samast sadamast sinna Tallinki laeva peale, siis seal on need päästepaadid, päästeparved. Te teate ka seda, et kusagil seal laevas on päästevestid. Kas te olete kunagi selle laevas oleva päästevesti selga pannud ja sinna päästeparve vette visanud ja sinna sisse läinud? No ma kahtlen, väike osa teist võib-olla, kes on, ma ei tea, kas väike laevajuhi koolituse või mingi muu merendusalase koolituse raames seda teinud. Aga te teate, et see vest on olemas, te teate, et see parv on olemas ja idee poolest on teile seal koht olemas. Teil on plaan. Veelgi parem on see, kui on plaan ja see plaan on ka läbi testitud. RIA kui Riigi Küberturvalisuse Keskus on võtnud nüüd selle, esmalt võttis selle plaani tegemise ja teisalt me siis nüüd reaalselt testime neid plaane olemas. Ja on olemas selline uus moodustis, mille nimi on küberreserv. Te kõik teate Kaitseliitu, te kõik teate vabatahtlikke politseinikke, te teate vabatahtlikku merepäästet, te teate vabatahtlikku päästjaid. Need kõik algatused on juba pikemat aega olemas ja väga tunnustust ja tänuväärsed ja müts maha kõigi teie ees, kes te selles osalete. Nüüd kõige uuema lapsukesena selles jadas on riigil olemas ka küberreserv. Need on inimesed, kellel siin rinnust tuksub patriotismi säde, aga nad ei taha selga panna vormi ja kätte võtta püssi. Nad tahavad teisel viisil anda enda teadmised, oskused, aeg, energia, pere, kõige muu hobide kõrvalt selleks, et hoida ühiskonda kriisis toimimana. Seda sama asja, mis ma siin alguses rääkisin, seda kriitilist taristut toimimana ka siis, kui asjad ei lähe enam nii hästi, kui võiksid, või kui see foon, mis meid ümbritseb, on oluliselt tõsisem, kui võib-olla seni viimase 30 aasta jooksul on olnud. Sellel küberreservil on 3 tasandit Eestis ja see on täiesti unikaalne asi maailmas. Mitte kellelgi teisel peale Eesti seda ei ole. Ühe korra ütlen veel, me oleme ainsad, kellel on sellisel viisil tsiviil küberreserv olemas. Esimene tasand on minu enda kolleegid CERT-Eest, seal nii CERT-i Red-tiim, kes siis Red-tiimib riigisektorit, nii nagu Clarified erasektorit, kui tegelikult ka laiemalt siis CERT-i töötajad. Ma seda numbrit ei ütle, aga ma ütlen, et see jääb 0 ja mõnekümne vahele, kes on siis valmis teatud arvu tundide jooksul ükskõik kuhu Eesti nurka kohale ilmuma ja asuma seda kriisi lahendama, mis on tulnud siis küberrünnakust meie kriitilise taristu vastu või mõne meie riigiasutuse vastu. See võib olla Narva elektrijaam, see võib olla Tartus asuv haigla, see võib olla Kuressaares asuv lennujaam, doesn't really matter. Mis iganes koht see on, kes on langenud tõsise küberkriisi ohvriks, ise oma IT ja oma infoturbejuhiga sellega enam hakkama ei saa. Veel kord Ukraina lessons learned, seal täpselt seda tüüpi taristuid on rünnatud eriti aktiivselt viimase 2 aasta jooksul, aga tegelikult juba alates 2014. Vool on maha võetud küberrünnakuga, on takistatud, on tehtud ka kineetilisi ja füüsilisi ründeid koos ja nii edasi ja nii edasi. Ma sinna praegu hetkel ei lähe. Nii, jõuab see esimene selle küberreservi üksus kohale mingisuguse suurusjärgu inimestega, ütleme siis 10 inimesega ja saavad aru, et see olukord on veel suurem kui meie. Mida siis tehakse? Sellisel hetkel jõustatakse siis küberreservi teine tasand. Te kõik olete kuulnud selliseid sõnasid nagu SMIT, RIT, RIK, TEHIK, KEMIT ja nii edasi. Need on Eesti IT-majad. Teine unikaalne asi, mis Eestis on, IT valitsussektoris on nii-öelda outsourcitud nendesse IT-majadesse. Taaskord me oleme unikaalsed selles küsimuses. Teised ei ole seda lähenemist teinud, aga need majad on erinevate suurustega. Kõige suurem võib-olla SMIT, üle 300 inimese, kõige väiksem seal KEMIT vist kusagil circa 100 ja nii edasi. Seal on hästi suur brainpower, kollektiivne IT-s, erinevad oskused, kes oskab Linuxit, kes oskab Windowsi, kes oskab, ma ei tea, Rust programmeerimiskeelt. Ja olenevalt sellest kriisist, meil on siis kokkulepped, et igast sellest majast kokku on seal umbes 130 nime antud, kes siis saavad tulla vabatahtlikult appi. Iga nende 6 IT-maja peadirektoril on võimalus loobuda, kui nemad ise on sel hetkel rünnaku subjekt, kui nende enda maja nii-öelda põleb. Ja siis vastupidi lähevad ülejäänud appi neile.
RIA ei maksa või Eesti riik ei maksa neile selle eest pennigi, nagu ma ütlesin, see on vabatahtlik tegevus, küll aga makstakse kinni nende ületunnid, nende olemasoleva tunnipalga alusel, juhul kui see toimubki nii-öelda töövälisel ajal, pluss siis logistika, toitlustus ja muu taoline, mis sinna juurde käib. Miks nad seda teevad? Sellepärast, et IT-inimesed on sellised kummalised inimesed, neile meeldib teha uusi asju, näha uusi väljakutseid, et kui sa teed hommikust õhtuni seal Elises seda kitsast oma liini, aga sul järsku vabaneb võimalus minna teha päriselt, ma ei tea, Kuressaare lennujaamas kriisi ajal näha, kuidas mingid süsteemid toimivad või mingis elektritaristus mingit tõsist skaadasüsteemi proovida uuesti tööle saada peale rünnakut, see on põnev. See on väljakutse, sa õpid selle käigus. Pluss siis kõik need koolitused, mida me nendele inimestele teeme. Nüüd, kui see teine tasand ka jõuab juba väsida ja on olnud seal, ma ei tea, 48 tundi sisuliselt magamata ja kriis endiselt kestab, siis tuleb kohale kolmas tasand ehk Kaitseliidu küberüksus. Ja siin mitmed teie asutuste töötajad üle Eesti, kõik, kes sinna üksusse kuuluvad, kõik töötavad erasektoris, eri ettevõtetes, taaskord vabast ajast, vabast tahtest, aga seadmega, olgu selleks telefon, tahvel, laptop, desktop, mis iganes, annavad selle enda panuse, et lahendada. Me oleme nüüd ka seda asja reaalselt läbi harjutanud ja see ei ole ainult plaan. Esimene kord me tegime selle PERHis ehk Eesti suurimas haiglas, 200 serverit krüpteeritud, bussidega kõik 3 tasandit läksid kordamööda RIA-st kohale ja pidid selle taaskäivitama, lahti rollima ja uuesti taastama back-up'id ja tööle saama. Ja teist korda siis aasta hiljem, möödunud novembris, oli siis ühe Eesti telkoga ja siis ühe Eesti elektrisektori ettevõttega koostöös, kus siis oli harjutuse stsenaarium see, et pooles Eestis ei ole mobiililevi ja pooles Eestis ei ole voolu. Kuidas see taastada? Ja neid asju ei ole küberrünnaku tõttu. Väga paljud Eesti elektriinsenerid on üliosavad sellest, kuidas taastada vool, kui on olnud torm, kui on olnud tulekahju, kui on olnud üleujutus. Võin öelda seda, et 2 aastat tagasi, kui me alustasime nende koolitamist selles valdkonnas, ei olnud sisuliselt ühtegi, kes oleks koolitatud, et mida teha siis, kui see teie kortermaja või eramaja või kontori lähedal asuv kole hall hoone, mis on elektrialajaam, kui seal olevad seadmed on rünnatud ja maha võetud küberrünnakuga. Ehk selliseid asju me peame harjutama ja need on need ohud, mis meid päriselt ohustavad, millega päriselt tegeletakse. Ehk meil on olemas nüüd see päästeparv, meil on olemas päästevestid, meil on olemas plaan, kuidas nende juurde minna ja me oleme neid nüüd 2 korda viimase 2 aasta jooksul ka testinud, et need toimiks sellega. Võin ka öelda seda, et mõlemal korral, teisel korral veidi väiksema edumaaga, aga esimesel korral väga suure edumaaga nendest 3 tasandist kõige paremini toimis Kaitseliit. Miks? Sellepärast, et nende meeskond oli kokku harjutatud ja nendel oli väga selge juhtimisahel paigas. Need ülejäänud tasandid seal tulid kohale väga suure peakuju ja väga targa arvamusega 8 erinevat inimest, kes kõik olid veendunud, et nendel on õigus. Nüüd sellel teisel korral me panime sealt Kaitseliidust ühe seersandi karjuma nende peale ja siis toimis väga hästi juba see ka see punt, kes enne seda jäi veidi rohkem eriarvamustele. Aga me harjutame seda veel ja see plaan on olemas, me töötame sellega ja see tugineb erasektori ja riigi koostööl. Ilma selleta seda teha ei saa. Aga see oli ainult üks väike jupp, millest ma tahtsin rääkida. Tegelikult palju olulisem asi on AIDS, Eesti infoturbestandard. See on see asi, mida kui me vaatame, mis Ukrainas toimus, kui neid põhimõtteid, mis on AIDSis, rakendada Eesti ettevõtete poolt ja võtta see käsile, siis need on need sammud, kus tegelikult liikuma hakata. Ja kõige suurem probleem on see, et juhtkondadel puudub arusaam, mis varad neil on, mida üldse kaitsta, mis süsteemi üldse kasutatakse. Ja selleks on vaja alustada kuskilt pihta ja hakata liikuma. Üks lihtsamaid asju on see Tartu Ülikooliga koostöös valminud tööriist, mille veebisait on siin üleval, kust saab juht circa tunni kuni 2 jooksul ausa ülevaate, mis seis tema ettevõttes asutuses infoturbega on. Et kui mitte midagi muud ei tee, tasub seda vaadata. Ja teine asi, mis on lihtne, on see ettevõtte küberturvalisusele ühijuhend. Oktoober oli küberturvalisuse kuu, seekord keskendusime väikeettevõtetele. Seal on esmased sammud taaskord lihtsate lausetega kirjutatud, mitte IT-inimesele, millest alustada ja kust liikuma panna. Pluss siis see, mida me IT-vaatlikuga oleme pikalt teinud.
ma keskendusin selles esituses just sellele, mida me teha saame ja mis plaanid on, mitte niivõrd anda ülevaadet sellest, et mis on Ukrainas praegu. Selle kohta saate kutsuda siia eraldi esineja Ukrainast, kui annaks jumal, see sõda on võidetud Ukraina poolt ja see on möödas, siis kindlasti on meil neilt tohutult palju veel õppida. Minu aeg on otsas, see on punane, nii et aitäh!